Tere tulemast Osteopaatia Akadeemia podcasti. Mul on kohe selline huvitav küsimus. Mis asi see on? See on Vaagna makett. Siin on, me näeme siin põit, emakat ja jämesoole viimast osa. Ehk siis pärasoolt. Ahaa, ja need on sinu töös siis olulised? Need on olulised täna, ma arvasin, et see võiks olla, äkki ma tahan midagi näidata tänase teema, podcasti teema kohaselt. Okei, super. Mulle meeldib. Lähme siis tänase podcasti teema juurde. No proovime. Proovime. Mul on külas siin Katariina, kes kohe ennast tutvustab. Aga täna tuleb meil juttu beebidest, meil tuleb juttu sünnitusest, meil tuleb natukene juttu ka mehe rollist ja sellest, mida saab ema oma beebi jaoks teha. On nii? Jaa, nii me kokku leppisime. Ma tean, et väga paljud inimesed sind juba teavad, tunnevad, aga ütleme, kui keegi praegu vaatab seda podcasti, kes pole sind kunagi näinud, kuidas sa talle ennast tutvustaksid? Ma olen osteopaat Katariina Ilsen ja minu tööfookus on rasedad, imikud ja väikalapsed. Nendega ma töötan kõige rohkem. Ja see teekond on olnud pikk, ma arvan, et kusagil 10 aastat, aga võib-olla ma räägin korraks, et kuidas ma selleni jõudsin hetkeks. Et tegelikult, kui ma osteopaatia kooli lõpetasin, siis ma juba tegin ühe uurimistöö rasedatega, et kuidas osteopaatilised kraniaalsed ehk siis peatehnikad mõjutavad või kuidas nendega saab mõjutada raseda naise enesetunnet, muidugi paremuse poole. Ja peale seda ma tegin oma kooli lõputöid embrüoloogiast ehk siis sellest, kuidas süsasiseselt tegelikult alguses siis embrüo ja siis loode areneb ja sealt siis kujuneski minu selline kiindumus sellesse teemasse. Ja nüüd ma siis jätkan väikeste laste ja nende emadega. Vot, lühidalt. Mulle jäi kõrvu üks selline sõna nagu peatehnikad. Jaa. Peatehnikad, osteopaatias me kasutame terminit kraniaalne, ehk siis see on see, mis on seotud pea ja koljuga. Kranium on ladina keeles kolju. Ja me oleme suutelised oma tehnikatega mõjutama seda, mis meil siin paikneb, ehk siis nii koljuluid, kui ka seda, mis on seal koljus peidus, varjus. See on kraniaalne osteopaatia. Okei. Ma mõtlen, et tavainimene tänavalt, tema ainukene mõte, kuidas oma beebit aidata, on arst. Et minna arsti juurde. Jaa, no see on tavaline. Jah, see on nagu rohkem variante tavaliselt inimese peas ei ole. No jah, üldiselt on basseinid, eks ole, ujumised ja nii edasi, et sellised asjad ka. Toetamiseks. Aga siiski käib meie ruumides päris palju beebisid, et miks nad siin käivad? No vastuvõttudel käivad, emad toovad ja emad on õnneks täna juba palju teadlikumad kui näiteks 5 või 6 või 7 aastat tagasi. Sellepärast, et see sõna osteopaat on juba palju rohkem tegelikult levinud kui siis, kui ma töötamist alustasin. Ja nad käivadki ja lasevad osteopaadil, ka siis minul või mõnel teisel osteopaadil, kes meil siin majas töötab, oma beebi üle vaadata. Et mitte sellepärast, et sellel beebil peaks ilmtingimata midagi viga olema. See ei tähenda alati seda. Aga nad tulevad ja lasevad osteopaadil üle vaadata beebi seisund ja osteopaatiliste tehnikatega otseselt me ei muuda midagi beebis, me ei kasuta mingisuguseid jõulisi manipulatsioone. Kartma ei pea. Ei, kartma kindlasti ei pea, et me pigem
proovime oma tehnikatega toetada selle beebi arengut ja tema potentsiaali areneda, kasvada võimalikult hästi siis või. Okei. Ma saan aru, et sa seda teemat valdad hästi. Kuidas üldse on mõjutatud beebi, ütleme, enne sündi? Äkki sa oskad meile lahti selgitada see 9 kuud või äkki isegi aeg juba enne seda? Kas midagi, mis mõjutab beebit, et mis sellel ajal toimub? Ja ikka kindlasti mõjutab, et kõigepealt me alustame sellest, et beebil on ju ema ja isa, on ju. Et kõigepealt peavad need mees ja naine üldse kokku saama. Selle jaoks, et beebi siia ilma sünniks. Et see on kindlasti üks selle protsessi osa ja ka siin juba, ka enne rasestumist on osteopaatial oma koht naise tervises. Mõnikord ka mehe tervises, aga naise seisukohast on see natuke olulisem, kuna naine kannab beebit pärast oma üsas. Ja kindlasti ka kõik need 9 kuud, see on ju tohutu suur muutus ema kehale ja osteopaadi rolli siin minu jaoks ei ole võimalik üle hinnata, sellepärast et igal trimestril on oma teatud muutused, mis kaasnevad selle perioodiga ja kõik osteopaadid on seda koolis õppinud ja teavad, kuidas on võimalik toetada naist esimesel trimestril, teisel trimestril, 3. ja ka peale sünnitust. Et see periood, kui me räägime raseduse algusest, kuidas see ema hormonaalne tasakaal, kehakeemia, kuidas see kõik muutuma hakkab selle jaoks, et ema keha selle raseduse üldse vastu võtaks, on ju. See on tegelikult tohutu suur keemiline selline protsess, mis hakkab toimuma ja sõltuvalt sellest siis on üldse see, kas see beebi jääb püsima või jääb püsima sinna, on ju. Et ja kui me räägime edasisest perioodist, siis mis need esimese trimestri vaevused kõik on, iiveldused seal ja nii edasi. Et see on kõik osteopaadi tööpõld. Kas osteopaat saab aidata siis ema tervisega, et näiteks neid iiveldusi ei oleks või? Ja muidugi, ja. See on jällegi, see on teatud keha väljendus ja osteopaat suudab olla justkui selline tõlk või giid ema selle kehakeele ja ema seisundi vahel. See on hästi oluline ja kui me liigume edasi, siis me räägime sellest, et rüht hakkab muutuma raskuskese kehas, kui on olnud eelnevad pinged, traumad. Ma ei tea, ma võin näite tuua, kui on emal näiteks olnud ajaloos mingisugune tõsisem kukkumine ristluule ja õndraluule, on ju. Ma kohe kasutan seda maketi, mida sa küsisid, on ju. See piirkond, see on ristluu piirkond, siin on õndraluu piirkond, on ju. Ja kui on olnud kukkumisi ja see osa on näiteks sissepoole keeratud, siis see, mida mina sageli olen oma kabinetis näiteks näinud, on et kui on emal ajaloos selline trauma olnud, see tähendab beebi jaoks seda, et kui ta läbib seda sünnikanalit, ta teeb teatud liigutusi ja pöördeid ja sageli nendel beebidel, nende emade beebidel on näiteks pisarakanali ummistus. See on lihtsalt füsioloogiline protsess, sellepärast, et kui beebi keerab oma pead, sageli nad paiknevad alguses niimoodi, et siin on küll emakas väike, on ju, aga tegelikult on hästi suur ja beebi on selle emaka sees ja kui ta hakkab ennast keerama, siis ta keerab ennast ninaga sinna ema viga saanud õndraluu poole ja see õndraluu on üleval ja siis ta jääb sinna kinni ja see võib tekitada pisarakanali ummistust. Väga huvitav, et sellised asjad üldse seotud on, aga kas ütleme see õndraluu, eks ole, et ta on keeratud, pööratud, kas see võib ka nii olla, tema ei tea seda, et tal tegelikult on see teistmoodi? Sageli naised ei tea. Kui see on väga ekstreemne olnud, siis nad räägivad sellest, et on natuke ebamugav istuda. Aga tavaliselt
ema teab, et on olnud mingisugune trauma. Ema teab, et on olnud kukkumine, aga sellega ei tehta ju suuresti midagi, et see on see, mis tuleb lihtsalt 2-3 kuud ära kannatada, kui on olnud näiteks mõra selles piirkonnas. Et anamneesi või siis selle vestluse käigus, kui naine tuleb, siis me kindlasti räägime sellistest asjadest, et kui ema tuleb lapsega osteopaadi juurde, siis see ei tähenda ainult seda, et osteopaat räägib lapsest, vaid ta räägib kindlasti ka ema tervisest. See, mis oli enne sünnitust, enne rasedust ja see, mis oli raseduse ajal ja kuidas ema ennast tunneb ka peale sünnitust. Ja samas jälle, see on see koht, kus osteopaadil on võimalik toetada ema tervist ja ema seisundit. Kas sul lisaks sellele näitele tuleb veel mõni näide meelde, kus sa oled mõne täiesti süütult siia tulnud ema, nii-öelda paha aimamata ema ja kes lihtsalt tuleb võib-olla kontrolli ja sa näiteks avastad midagi ja sa saad teda aidata nõnda, et kas siis ma ei tea, sünnitus on kergem või pärast on selle lapsel kergem või võib-olla emal peale sünnitust? Ja ikka, selles mõttes, et mida raseduse edasi on ja mida sügavam rasedus, seda raskem on ju tegelikult kehal. Selles mõttes, et koormus, kogu see emaka surve üles vahelihasele, see kõik suureneb, kehakaal suureneb ja sageli naised ei oska sellega midagi ette võtta. Ei oska midagi teha selle survetundega, pingetundega, sellepärast, et vähesed julgevad massaaži minna sellel perioodil juba ja eks see on väga, väga intiimne ja delikaatne tegelikult, eks ole. Ja kindlasti osteopaatias meil on nii palju tehnikaid, leebeid tehnikaid, kuidas me saame just seda hilist perioodi samuti toetada, millele me keskendume, kuidas me aitame kehal ette valmistuda selleks sünnituseks, kuidas me saame mõjutada kas või seda sama ristluasendit, sellepärast et tegelikult emakas on vahetult sellega seotud, emaka sidemed on seotud ristluuga, kuidas me saame mõjutada oma tehnikatega ema kehakeemiat, sellepärast et ma ei väsi sellest rääkimast, et see on tegelikult ka suuresti seotud ema kehaliste, füüsiliste, keemiliste protsessidega. Emakas on silelihas, ehk siis erinevad kihid silelihast, need alluvad kehakeemiale, hormoonidele. Ja osteopaatias on tehnikaid, kuidas seda süsteemi mõjutada. Nii et ja igas perioodis on võimalik midagi head naise ja beebi jaoks ära teha, kindlasti. Mulle tundub, et sa oled endal jakki seljast ära võtnud. Kui sulle tundub, siis sulle ei tundu. Mulle tundub, et osteopaat peab päris hästi tundma anatoomiat. Ja tegelikult osteopaadi teekond, see on, meie riigis on see 3 aastat pikk ja 3 aastat pikk, see tähendab seda, et iga kuu on õpe 5 järjestikusel päeval, ehk siis see on päris intensiivne ja väga suur osa on anatoomial. Meil on koolis väga tore anatoomiaõpetaja, kes samuti teeb podcasti. Soovitan kuulata. Okei, no vaatame seda. Et see tahab pühendumist, jah. Okei. Sünnitusi on erinevaid. Nii palju kui mina tean, et on keiser, on loomulik sünnitus, mõned sünnitavad vees. Milliseid erinevaid võimalusi üldse sünnitamiseks on? No selles mõttes sul on täiesti õigus, et seda sünnituse stsenaariumeid on 2, ehk siis see on loomulik sünnitus ja keisrilõige. Et teist väljumise teekonda ema üsast lapsel ei ole. Aga kuidas siis nende 2 variandi vahel või kuidas nende raames see lugu kujuneb, see on juba väga individuaalne ja need on väga-väga erinevad. Minul muidugi ei ole sellist suurt statistikat nagu sünnitusmajades, muidugi mitte. Aga kuna ma teen tööd väga palju sünnitunud
sünnitunud naistega ja nende väikeste lastega, siis iga lugu, mida ma kuulen, on täiesti individuaalne. Ja mingid asjad on sarnased ja samas see kõik on nii erinev selle ühe siis näiteks loomuliku sünnituse raames. Et ja tavaliselt need lood, kuna on juba jõutud osteopaadi juurde, siis järelikult selles loos on olnud midagi sellist, mida me võime nimetada näiteks beebi puhul sünnitraumaks, on ju. See ei ole alati dramaatiline stsenaarium, kindlasti mitte. Aga ka sellised sünnitegevus, sünniprotsess, sünnitusprotsess, see on üldse tegelikult, ta on traumaatiline beebile ja emale. Mitte nüüd, et sellest peab kindlasti kujunema mingisugune tõsisem probleem, aga sageli ma näen seda, et ma ei tea, kas see on teadmatusest või see on sellest, et meid on õpetatud, et keegi peab paremini teadma kui naine ise, kuidas see protsess toimub ja keegi peab selle eest vastutuse üle võtma. Et mina näen, miks ma sellest nii palju räägin ja miks minule see nii oluline on, ma näen seda, et naised vaatamata sellele infoküllusele, nad ei suuda selles infokülluses orienteeruda. Ja väga palju räägitaksegi sellistest dramaatilistest stsenaariumitest, mis kõik võib juhtuda, mis kõik võib olla, kui palju on hirmu selle ümber. Ja tegelikult vähe on infot sellest, kuidas see protsess siis tegelikult toimub, mis toimub naise kehaga, mis toimub lapse kehaga, kuidas ta seal sellest teekonna läbib, eks ole. Ma arvan, et see on üks selline võtmekoht ja mina enda poolt igal juhul ma räägin naistele sellest, kui nad on sünnitanud, võib-olla tuleb järgmine laps, et ma väga palju proovin seda sellises lihtsas keeles arusaadavalt seletada. Ja keisriga ka, keisril jällegi seal on ka omad variandid, stsenaariumid on ju, kuidas see areneb. Kas see on plaaniline keiser või see on erakorraline keiser, et beebi jaoks kindlasti, kui me vaatame beebi seisukohast, siis ühest küljest ta ei läbi seda kolju muljumist, eks ole, mis on loomuliku sünnituse käigus, mis juhtub loomuliku sünnituse käigus ja teisest küljest see on hästi järsk keskkonnavahetus, kui on keisrilõige. Kas see muljumine muidu vajalik või? Tegelikult on ta vajalik, see on looduse poolt nii ette nähtud, sellepärast, et lapse, beebi, imikukolju, ta on hästi elastne, hästi pehme. Ja tal on tegelikult ka selline üsna pehme kolju. Et osteopaadid usuvad, et see on vajalik selle jaoks, et anda koljule see hingamisrütm, mis säilib kogu eluks ja samas see on midagi sellist, mis on loomulik, mis toimub meil, teatud luud lähevad teiste luude peale korraks ja sellepärast need luud ongi sellised elastsed, seal on lõgemed, eks ole, samuti kogu see olek lapsel ta on üsasiseselt juba mõni päev enne kujunenud selliseks, et ta suudab seda sünnikanalit läbida. Ehk siis nad on sellises, võib öelda, et kerges anabioosis isegi, kui nad... Mis see tähendab? Ma ei tea, unes, nagu nad magaksid. Aga see ei ole päris uneseisund, aga nad võtavad, emad sageli märkavad, et näiteks 2-3 päeva enne sünnitust beebi hakkab kõhus vähem liigutama. Mõnikord see tekitab hirmu, sellepärast jällegistki sellest, et seda infot leida, see peab olema pädev ja kusagilt sobrama ja otsima seda. Kuigi tegelikult see on selline hästi normaalne, et 2-3 päeva enne sünnitust beebi liikumised alanevad, sellepärast, et ta vajubki sellisesse
uneseisundisse võib nii öelda. Aga kui me nüüd selle keisri stsenaariumi juurde korraks tagasi tuleme, et beebi jaoks on see, ühest küljest on ta vähem traumaatiline, on ju, kui me räägime sellest, et ta läbib selle vaagna, on ju, meil on seal surve ja nii edasi, et keiser nagu oleks natuke lihtsam variant ja omal ajal ju keisrilõige oli väga populaarne sõltumata näidustustest, ehk siis lihtsalt selline moevool, siis täna seda enam nii kergekäeliselt ei tehta ja naised ka väga ei taha, et kui ikka on võimalus, siis naine tahab ise sünnitada, on ju. Ja lihtsalt see keskkonnavahetus on siis beebil hästi järsk. Ja osteopaadid samuti alati küsivad ka, et milline see sünnitus oli ja kui oli keiser, kas siis oli plaaniline või oli erakorraline keiser, sest seal on ka teatud erinevused, et me ei otsi probleeme, vaid me otsime neid pingemustreid, mis beebi kehasse sisse jäävad. Ja just see keskkonnavahetus, kui beebi sünnib keisriga, see on hästi järsk. Sellepärast, et kui sa kujutad ette, et ta on 9 kuud, ta on keskkonnas, kus on soe, kus on pime ja see keskkond on vedelikuline. Ehk siis ta sünnib ja ta muudab seda keskkonda. Ehk siis ta tuleb gaasilisse keskkonda tegelikult. See on tohutu muutus. Et kui me mõtleme selle peale, kuidas kosmonauta valmistatakse ette keskkonnavahetuseks, on ju, millised koormustestid neil seal on ja kuidas neid, milline füüsiline protsess on selle jaoks, et ta vahetaks keskkonda. Beebiga on sama lugu, on ju. Ta tuleb vedelikulisest keskkonnast ja ta tuleb gaasilisse keskkonda, kus ta nüüd peab hakkama saama. Ja siin on helid, siin on valgus, siin on hoopis teistsugune elu tegelikult. Ja see muutus läbi keisrilõike on hästi järsk. Ja see on ka üks koht, kus me osteopaatias saame otsida neid pingemustreid ja toetada seda beebit oma selle jutumärkides normaalsuse juurde tagasi tulemiseks. Kas sa arvad, et ütleme, kui nüüd üks konkreetne beebi, et kas see, et ta sündis läbi keisri või see, et ta tuli loomulikul moel, kas see kuidagi muudab teda või määrab midagi tulevikus? Kui me nüüd räägime osteopaatiast, siis jaa, osteopaadi jaoks on see oluline, sellepärast, et nii nagu ma ennem ütlesin, et see kolju muljumine, kõik need surved, mida ema keha ja emakas ja vahelihas ja kõhu eesmised lihased, kõik see, mis avaldub beebile, me usume, et see on vajalik selle jaoks, et tema see keha rütm ja keha liikumised oleksid võimalikult, toetaksid tema olemist ja seda hakkama saamist esimestel päevadel. Kui me räägime keisrist, ma juba mainisin, et seal seda ei toimu ja see muutus on hästi järsk. Ehk siis tegelikult osteopaadid otsivad ka kuulavad kopsusid ja seda, kuidas see laps hingama hakkab. Ja proovivad toetada seda hingamissüsteemi, et nendel lastel, kes on keisriga sündinud. Et tegelikult saaks neid toetada? Ja osteopaatiliselt me oleme suutelised hästi palju ära tegema. Ja nii nagu ma ütlesin, et see ei pea üldse olema mingisugune draama, on ju, sünnitustegevuse käigus, et selle jaoks tulla osteopaadi juurde, et midagi läks väga valesti. Et sageli ema intuitsioon töötab väga hästi ja ema lihtsalt tunneb ja näeb, et midagi, kõik oleks nagu hästi, aga midagi ei ole hästi. Ma alati emadele räägin ka seda, et kui sulle tundub, siis tegelikult sulle ei tundu. Usalda seda tunnet, et midagi oleks nagu korrast ära. Samas, käiakse ju lastega kontrollides, on ju kaal tõuseb ja kõik on hästi ja ei ole liiga suurt toidu tagasi viskamist, kõik oleks nagu korras, kõik refleksid on olemas, on ju,
aga samas sisetunne on see, et midagi nagu oleks valesti. Vot see on see koht, kus kindlasti võib tulla osteopaadi juurde, sest osteopaadid näevad seda. Osteopaadid on suutelised selliseid asju märkama. Juba enne, kui see leiab mingisuguse tõsisema väljenduse, kas siis imemisraskustes või tulevikus kõnetekkes või mis iganes. Ja et sa võid täiesti alles aastate pärast võib-olla ennast ilmutada. Ja muidugi, ja see ei pruugi kohe väljenduda. Et sa saad nagu ennetustöid teha siis osteopaadina. Ja osteopaadid saavad väga palju asju ennetada. Osteopaadid, ma juba ütlesin, et osteopaat on selline tõlk ema seisundite ja kehakeele vahel. Okei. Ütle mulle, kas sünnitus saab olla ka selline üdini meeldiv kogemus või kas ta peab olema valus, kas ta saab olla mitte valus? No räägivad, et saab, jaa. Kas sul on kogemusi? No minul on laps küll, ja peagi on teine ka tulemas. Aga kui me räägime füsioloogiast, siis see on hästi suur jällegistki muutus, mis hakkab juba toimuma vaarakult ja keha hakkab ennast ette valmistama selleks protsessiks ja meie valulävi on erinev, me tajume ja tunneme erinevalt seda, mis meie kehaga toimub. Kehal on olemas oma süsteem, mis kaitseb ka sellise ülemäärase valutunde eest näiteks. Et mina kui ema, ma ei saa öelda, et see oleks olnud täiesti valutu protsess minu jaoks, aga samas, mis kõige olulisem on, ma arvan, kõige selle juures on see, et me peame mõistma, et see on koostöö. Et see on kõige alus. Kui me räägime sünnitusest, siis see on ema ja lapse vaheline koostöö. See ei ole see, et ainult ema teeb midagi või ainult ema keha teeb midagi. Kindlasti mitte. Et nii nagu ma enne mainisin, et Tita juba sätib ennast mõned päevad ennem sellisesse letargilisse olekusse. Et mitte ära ehmatada sellest kõigest. Et mitte ära ehmatada sellest kõigest, ja samamoodi ka ema keha, mis juba valmistub ja see ongi selline koostööprotsess, kus ema ja laps teevad selle koos läbi ja mul ei ole sellist kogemust, et keegi oleks mul tulnud ja rääkinud sellest, et see oli täiesti absoluutselt valutu. Meil on kõikides kudedes valuretseptorid ja midagi ikkagistki meil sinna aiu sellest jõuab, eks ole, aga see ei pea olema midagi sellist, mis ilmtingimata paneb tõesti sedasi hinge kinni hoidma ja valutama. Et mina vähemalt teades neid lugusid, siis ma võin väita, et see ei pea alati nii olema. Aga muidugi sellepärast, et kui beebi sünnib, ta ema vaagen jällegistki meile see füüsikoht, mis peab avanema, lahti minema. Meil on niudeluu ristluu liidus, eks ole, siit, kus võib kuni 2 sentimeetrit võib ristluu taha nihkuda, ehk siis kujutad ette seda pinget, ja samamoodi beebi pea, mis hakkab vaikselt alla laskuma väiksesse vaagnasse, siia vaagnapõhja lihastele, hakkab survet avaldama ja seal võib-olla isegi on pigem rohkem mitte valutunnet, vaid selliseid imelikke aistinguid naistel, nagu tahaks näiteks WC-sse minna, et see kõik on normaalne ja ma arvan, et täna ilmselt sellist anatoomiatundi tegema ei hakka, aga tegelikult see, mis toimub selle sünnituse käigus, et see on täiesti selline
ongi pikk lugu, et sellest võib täiesti eraldi podcasti teha, kuidas ta seal, kuidas ta keerab ja kuidas ta, mis aistinguid ema kehal on peale selle, et noh, see klassikaline, millest kõik ütlevad, et valus on ju. Kas, kui sina sünnitasid, kas sul juba olid osteopaatilised teadmised? Ja, siis ma juba olin osteopaat, siis ma alustasin seda beebidega töötamise teekonda ja muidugi ma proovisin ka kõik need oma teadmised rakendada oma lapse peal, et ta oli mul selline katsejänes ja et igal juhul siis ma juba tegelesin sellega. Oskad sa välja tuua paar asja, mida sa tegid teistmoodi tänu sellele, et sul oli rohkem teadmisi? Ma ei tea, kas just teistmoodi, aga ma võin lihtsalt rääkida sellest, mida ma tegin. Nii. Et kui me räägime sünnitusest, siis ma sünnitasin kodus. See oli minu jaoks oluline ja mul ei olnud palju inimesi ümber siis, kui mu laps sündis. See oli ka midagi sellist, mida ma pean hästi oluliseks. Et ei ole vaja seda suurt tugimeeskonda, 10 inimest, kes su ümber jooksevad ja igaüks ütleb, mida sa tegema pead. Et pigem mulle tundub, vähemalt minu jaoks oli see oluline, et ma saaksin olla rahus, et ma saaksin keskenduda just sellele koostööprotsessile, mida ma enne mainisin, et ma saaksin kuulata seda, mis mu kehaga toimub, et ma saaksin aru, millises staadiumis ma olen. Ja ka peale sünnitust ma andsin endale aega, ma ei kiirustanud ja sisuliselt tegelikult ma võin öelda, et ma üldse esimese nädala vist elasingi voodis lihtsalt lapsega, mis jällegi selle tõttu, et ma olin kodus, see oli minu jaoks võimalik, et ma ei pidanud kusagile minema ja ma arvan, et see selline varajane sünnitusjärgne periood, see on hästi oluline, et ema kiiremini taastuda saaks. Et siis, et sa saadki päriselt keha saab aru, et nüüd on kõik, eks ole, sellega ja siis veel järgnevad 3 aastat, siis ta taastub. Aga küsi veel kord, ma läksin oma jutuga ja ma tahtsin teada, et sinu osteopaatilised teadmised või sellised... et mis ma veel tegin? Okei. No lapsega ma muidugi hakkasin kohe rakendama kõiki neid teadmisi samamoodi, et küll ma proovisin tema tasakaalusüsteemi treenida ja kohe algusest peale vaadata, kuidas see töötab ja kuidas on olemas selline teooria, et kui neid primitiivseid reflekse, näiteks kõnnisammu refleksi, et kui seda stimuleerida, siis ta ei pruugi ära kaduda ja siis laps näiteks hakkab varem kõndima, et ta läheb nagu sellest refleksist kohe automaatsesse kõndi üle ja et on võimalik mängida nende asjadega. Ja mul oli väga huvitav, et ma sain kõike järgi proovida ja ma peaks ütlema, et see töötas päris hästi ja kõik need lapse juhtivad süsteemid alguses siis, kui ta sünnib, on tal on haistmine, mis tekib juba üsasiseselt, esimese meelena tegelikult on haistmine, mis on ka hästi üllatav. Siis on tal see taktiilne kehatunnetus on naha pealt ja siis on tal see tasakaalusüsteem, mis tuleb meie kõõlustelt ja lihastelt, ehk siis 3 juhtivat süsteemi, mida saab siis kuidagi toetada ja arendada. Et sellega ma siis tegelesingi. Et neid naisi, kes minu juures vastuvõttudel käivad väikeste lastega või selliste aastastega ja natuke suurematega, et nendele ma ka õpetan erinevaid asju, mida lapsega teha saab, sellepärast et sageli see, mida ma kuulen, mida ma kuulen oma kabinetis, et mida ma teen selle väikesega. Ta on kuune, 2 kuune, 3 kuune, mida ma taga teen? Aga mida sa teed taga? Ja, et ta ju ainult magab, sööb ja kakab, on ju. Aga tegelikult meil on väga palju võimalusi. Alustades sellest kõige lihtsamast, et me saame teda puudutada ja kiigutada. Puudutada nahk vastu nahka, mis loob aluse üldse kiindumussuhteks.
emaga ja me saame kiigutada selle jaoks, et tema lihastelt ja kõõlustelt tuleks info tema aiu ja sest nad ju sünnivad, noh, tal ei ole isegi aimu sellest, et see, mis liigub, et need on tema jäsemed, on ju. Noh, tal on puhas kaart näiteks ajus. Ja kui me hakkame teda puudutama, tema jäsemeid, siis sedasi järk-järgult tal hakkab välja joonistama tema kehakaart peas. Noh, ja see on oluline, eks ole. Sest et kui meil ei ole aimu meie jäsemetest, me ei oma kontrolli nende üle. No see on üks asi. Ehk siis igasugused puudutused, massaažid, mida ema saab ise teha, ei pea selle jaoks kusagile eraldi spetsiaalselt minema. Et alguses laps ei vaja mitte kedagi ega mitte midagi peale selle ühe inimese, kes on tema juures, kes on tema läheduses ja kellega kujuneb siis see kiindumussuhe, see üks persoon selle jaoks, et noh, loomad ju sünnivad, nad ju tõusevad püsti ja nad on suhteliselt iseseisvad, on ju, noh, lapsega see ei ole nii. Kusjuures tohib küsida, sa ütled, et seda ühte inimest on vaja. Kas muidu mehel või isal on üldse ka mingisugune roll, ütleme alustades sellest, kus naine on rase, ma ei tea, võib-olla on ka mingi roll sellel, kui ta on sünnitusel ja ka kui on beebi? No ta on ju kogu selle protsessi osaline tegelikult, on ju. Et ilma tema bioloogilise materjalita ei juhtuks mitte midagi tegelikult ju. Et selle jaoks on ikkagistki vaja kahte. Ja muidugi täna ma tean, et väga paljud paarid teevad seda juba teadlikult, eks ole, et nad loovad seda last ja räägivad sellest, millised omadused võiksid sellel lapsel olla. Ja see on ka kindlasti sellele mingisugune tõepõhi all, on ju. Aga ka sealt edasi raseduse ajal, millist toetust naine vajab, kõige olulisem on see heaolu ja turvatunne, on ju. Ma ei ütle seda, et ainult mees sellest vastutab, naine kindlasti eeskätt ise, aga ka mehe roll on siinkohal väga oluline. Ja meest ei tohi eemale tõugata, on ju, peale lapse sündi, sellepärast, et lapsel on küll üks see juhtiv kiindumus, aga ka isa on see persoon, kes võib vahepeal seda, mitte nüüd seda rolli üle võtta, aga olla olemas. Ja no see on hästi suur ja lai teema, selle isa ja mehe roll üldse, sellest on ju plaanitud eraldi podcast täiesti. Pikk podcast, kus Eerik seda jagab. Kes on Eerik? Eerik on minu abikaasa. Okei, väga põnev. Okei, kui me läheme tagasi vastuvõttude juurde, millega üldse emad pöörduvad sinu poole või missugused hädad võivad beebil olla? No muidugi see kõige klassikalisem ongi algusest, kui me väikestest räägime, siis on refluksid, gaasivalud, rahutu uni. Need on sellised kõige sagedasemad ja kõige tavalisemad asjad, millega emad tulevad, et siis nad juba teavad, et nad saavad siin sellega abi. Aga ka kõhukinnisused, samamoodi pisarakanali ummistused, mida korra mainisime juba. Lihtsalt ärevus või kui on mingisugused kõrvakurgu nina probleemid suurtematel aastane, 2-aastane, kui on suu hingamine näiteks. Et need on sellised asjad, millega sageli tullakse. Et emad on juba nii palju teadlikud, et nad oskavad neid asju jälgida ja teavad siis, kust abi otsida osteopaadi juurest, sellepärast, et meil on osteopaatilisi tehnikaid, nii nagu ma enne mainisin, kraniaalne osteopaate, mis saab kogu seda peapiirkonda mõjutada selle jaoks, et tulevikus oleks vähem muresid sellega. Nii et gaasivalud ei pea olema beebil? Seda peetakse normiks, eks ole, sellepärast, et kui ta sünnib, siis ta sünnib steriilsena, on ju, ja kogu see tema
see teelundkond, kõik see alles õpib ennast kuidagi reguleerima, töötama ja hea on, kui laps saab emapiima, sellepärast et emapiimas on olemas ensüümid, mis ise aitavad ennast seedida, et kui laps ei ole kunstliku toidu peal, see on tema jaoks lihtsam, see kindlasti võimaldab tema protsessidel lihtsamini kulgeda, aga sageli on gaasivalud ja sellest see ei ole selline mingisugune patoloogiline seisund, aga seda võib kindlasti leevendada. Et see ei pea olema midagi sellist, mis on pidev iga söömisega, kindlasti mitte. See ei ole hea näitaja, kui kogu aeg on midagi, ema näeb, et lapse kõht on hästi pinges ja ta kogu aeg kannatab. Ja esimesed kuud nad lihtsalt õpivad seedima ja see on normaalne protsess. Aga beebi pea kannatama neid gaasivalusid kogu aeg, et see ei ole päris okei. Nii et sinna saad aidata leevendada. Osteopaat üldse. Osteopaat, jah. Kas on sul midagi värskete beebide või laste emadele soovitada, mida nad saavad ise kodus teha? Me juba rääkisime sellest, et nagu sa ütlesid, et alguses nii-öelda puudutada palju, puudutada jäsemeid, eks ole, et ta õpiks neid ise oma siis kaarti looma oma kehast. Mida veel emad saaksid teha? Või isad? No kui sa nüüd isad jälle sisse tõid, siis kindlasti see ema ja isa vaheline suhtlus. Sellepärast, et see on oluline. Kodukeskkond, koduõhkkond, milline see on. See on hästi oluline. Et ma arvan, et sa tead isegi, et kui sa näiteks astud kusagile ruumi sisse, teed ukse lahti ja seal on 2 inimest ja nad on just tülitsenud. Sa ei ole seda näinud, sa ei ole seda kuulnud, aga sa tuled sinna ruumi ja sa saad aru, et siin on midagi. Sa tunnetad kuidagi. Sa tunnetad seda, kuidas seda seletada? Mis asi see on? Aga see on just see koduõhkkond ja keskkond ja atmosfäär, mille eest siis tegelikult ema ja isa vastutavad, koos vastutavad. Et kindlasti see on üks asi. Kindlasti tuleb oma suhe reguleerida, et kui seda ei ole enne tehtud, siis peale beebi sündi, sellepärast, et tema on ju see, kes tegelikult selles areneb. See kindlasti mõjutab tema närvisüsteemi, sellepärast, et peale beebi sündi, ta ei ole lõplikult välja arenenud. Et ma ei taha minna väga sinna füsioloogiasse jälle ära, aga tema närvisüsteem veel kujuneb, veel areneb ja see on oluline sellest seisukohast. Kas see kujuneb kuidagi kõhus olles ka? Ja muidugi ta hakkab arenema kõhus olles, aga ka peale sündi see protsess ei ole veel lõppenud. See protsess jääb veel kestma mõneks ajaks. Ja see, millises keskkonnas see beebi areneb, see kindlasti mõjutab seda. Et üks asi, lauaga kusagile, et üks asi on see, kuidas meie geneetiline pärand on ja mis me kaasa saame, ja teine asi on keskkond. Ja see on see, mida vanemad ise saavad luua ja teha. Aga milline näeb välja see beebi vastu, et mida sa temaga teed üldse? Ma mäletan, sa mainisid, et sa teed peatehnikaid, eks ole, midagi vist ristluuga mainisid? Jaa, no see on see osteopaatia võlu, et me tegelikult vaatame seda pisikest inimest tervikuna, mitte ainult pisikest, suuri ka, et see on see, mis minu jaoks on osteopaatia eelis, et meil on võimalik näha seda tervikut ja seoseid, erinevate struktuuride omavahelisi seoseid. Ja kuidas vastuvõtt välja näeb, kõik algab sellest, et ema võtab ühendust, kurdab ära, millega ta siis oma beebiga vastuvõtule tuleb ja me räägime päris palju, et mina broneerin tavaliselt kui ma aegu panen, siis niisamuti nagu täiskasvanuga ka beebile tund aega, selle jaoks, et ma saaks rahulikult temaga vestelda, tema ajaloost, tema rasedusest, tema sünnitusest ja siis me jõuame beebini ja selleni,
mida siis ema sooviks, et oleks parem. Ja vastuvõtt ise kui selline, et tehnikate tegemise osa sellest ei olegi nii suur, et me kindlasti tund aega ei tee midagi selle beebiga, et pigem eriti esimesel vastuvõtul on väga suur osa vestlusel. Ja siis vastavalt vajadusele osteopaat rakendab tehnikaid, hästi leebeid, hästi õrnaseid. Beebid on väga elastsed, väga vedelikulised, manipulatsioonid nendega on väga-väga õrnad, praktiliselt silmale märkamatud. Ja nende kestus on mõnikord 10 minutit, mõnikord 15 minutit, mõnikord 20 minutit, oleneb siis selle imiku vanusest. Kui on vanem laps, kui on juba selline 2., 2. eluaasta, 3. eluaasta, siis võib-olla isegi natuke rohkem. Aga see kõik oleneb sellest, kui palju beebi tegelikult suudab neid tehnikaid vastu võtta. Sellepärast, et see on protsess, mis tegelikult teatud mõttes koormab keha, sellepärast, et ta tõukab keha muutusesse. Osteopaat ei muuda midagi, vaid ta proovib avada seda potentsiaali läbi oma osteopaatiliste tehnikate, et see beebi saaks oma selles optimaalses tasakaalus edasi toimida. Tundub väga hea, meeldiv, aga kuidas see beebi üldse hakkama saab selle? Kui vastuvõtlik ta on sulle või mis siis saab, kui ta näiteks nutab palju, kas üldse saad midagi teha? No see on üks koht, miks minule isiklikult beebidega väga meeldib töötada. Et kui me räägime osteopaatiast ja osteopaadi tööst ja osteopaadi õpingutest üldse, siis see kõik on selline suur enesearengu teekond suures plaanis. Eriti esimesel õppeaastal. Ja ma võiks öelda, et isegi sellise maailmavaate transformeerumine kohati. Ja selle jaoks, et beebidega tööd teha, peab olema väga-väga aus, sellepärast, et beebid ei tule kelmitamisega kaasa, nad ei taha ise endale valetada, nii nagu mõningad täiskasvanud, ja sul ei ole võimalik neile valetada. Ei sõnadega, sest nad ei saa nendest aru, ega ka oma olekuga. Ehk siis selle jaoks, et see töö oleks efektiivne, ma pean kõigepealt tegelema iseendaga ja häälestama ennast ja jääma ausaks beebiga töötades. Sellepärast, et nii nagu loomadki, eks ole, et nad reageerivad, nad annavad sulle vahetu tagasiside sinu tegevusele ja kui sa midagi mängid või simuleerid, siis see ei lähe läbi. Ja sellepärast mulle meeldib beebidega tööd teha, et see tõukab mind sinna endasse rohkem sukelduma ja vaatama, kus ma täna omadega asun. Et sa pead olema hästi kohal. Sa pead olema hästi kohal, sa pead olema hästi aus eelkõige enda suhtes, mida sa saad teha ja mida sa ei saa teha, sellepärast, et on olukordi, kus osteopaadi pädevus lõpeb ja sa pead jääma ausaks ja ütlema, et see ei ole see teema, millega mina tegelen ja suunama teise spetsialisti juurde, neuroloogi juurde näiteks või ma ei teagi. Mina näiteks mõnikord suunan keelekida lõikama või huulekida. Et sa oskad ära näha neid võib-olla probleeme, mis võivad olla probleemid või millega tuleks tegeleda, eks? Jaa, ikka. Osteopaadid suudavad seda, muidugi. Et sellepärast mulle meeldib beebidega töötada, et see on väga, väga huvitav, väga aus protsess ja tõukab enda sisse vaatama sügavamalt. Aga kui kiiresti üldse võib näha mingisuguseid muutusi lapses või beebis? Mõnikord juhtub see kohe. Beebi reageerib kohe. Ja mõnikord see võib võtta 2-3 päeva aega.
see nüüd sõltub täiesti sellest konkreetsest beebist, kellele vastuvõttu tehakse. Seda ette prognoosida, mina ei ole õppinud seda tegema, kuidas seda saaks prognoosida, aga sageli jah, sagedamini on siis see tulemus selline 2-3 päeva pärast. Mõningatel puhkudel see, mida me kohe näeme või mida emad kohe märkavad, on see, et beebi on sellel päeval rohkem väsinud ja magab palju. Ja nii nagu meile teada on, siis uni on see, mis tegelikult tervendab, on ju. Unes toimub väga palju protsesse. Me küll lähme magama, on ju, aga suures plaanis tegelikult meie keha ju ei maga. Ja beebi oma esimesest eluaastast on ju, ta magab üüratu koguse tunde, see on 8-9 tuhat tundi, mis ta magab üldse, on ju. Et seda on väga palju. Ja tegelikult magades toimub väga palju protsesse. Sellepärast beebid peavadki hästi magama. Emad ka. Nii põnev. Ma tunnen, et sa, Katariina, avasid meile ukse kuhugi maailma, millest võib-olla liiga palju ei räägita. Ma tean, et on... Sellest ei ole võimalik liiga palju rääkida. Tegelikult, et ma arvan, et need, kes täna suutsid meid lõpuni kuulata, et kui palju nad said enda jaoks kindlasti näpunäiteid ja said teada, et miks üldse võiks tulla lapsega siia, kas võiks tulla ja millal. Tegelikult ma sain aru, et võiks tulla juba ju raseduse alguses, see juba aitaks. Ja siis, kui pere juba planeerib, muidugi. Ja kui kaua sealt edasi? Mina näiteks oma esimese rasedusega, oma teise rasedusega, mina käin iga kuu osteopaadi juures vastuvõtul. Mitte sellepärast, et mul midagi viga oleks. Kuigi ma olen riskigrupi rase, on ju, aga ma käin sellepärast, et see tagab mulle hea enesetunde. Ma tunnen, kuidas mu keha muutused mööduvad kergemini ja minu kogemus ütleb, et see aitab mind sünnituseks ette valmistada. Minu keha. Sest mul on ka olnud igasuguseid kukkumisi ja traumasid ja nii edasi, et isegi kui ma ei tunne mingisuguseid füüsilisi selliseid suuri valusid ega midagi, ma käin sellepärast, et peale seda ma päris tükk aega tunnen ennast veel paremini kui enne vastuvõttu. Ja mõnikord, kui on vaja, siis ma tulen ka, kui ma tunnen näiteks, et miskit on kehas, miskit mind häirib, siis see ei pea isegi kuu tagant olema, see võib isegi paari nädala tagant olla, eriti praegu lõpupoole. Ja ma mõtlen, et kui sina oma teadmistega juba käid nii tihti ja saad siit abi, siis meil tuleb sind kuulata ja võtta need näpunäited arvesse. No jah, eks igaüks saab siit midagi enda jaoks kaasa. Vähemalt ma siiralt loodan seda. Ja sellepärast, et tegelikult iga nii-öelda tulevanema ema üldse tahab ju, talle meeldiks, kui tal oleks mingi väike toetus. Osteopaat saaks olla siis see, kes kuidagi aitab tal rahulikumaks jääda võib-olla teatud protsessides. Muidugi. Kui ema suudab juba lihtsalt rahulikumaks jääda, see on juba väga suur asi. Tegelikult ka. See ema rahutunne ja kui ema suudab veel selle rahutundega sünnitustegevusse minna, siis on eriti hästi. Sellepärast, et beebi ju tunneb seda, mis seisus ema on. Super. Aitäh sulle, Katariina, selle info eest, aitäh selle aja eest, aitäh kuulajatele, et te meid kuulasite ja järgmise korrani. Aitäh sulle ka, väga tore oli.